vana hea tuttav koht jälle, taaskord. Mis me täna teeme? Täna teeme me sihukest asja, et viime nutsudele süüa. Meil on siin kartulit ja siin all on kaalikat ja õunu ja teeme metsas süüa ka. Et söödame seadra ja sööme ise ka. Ja hommikul ma tegelikult käisin juba saagimas seal. Aga tuli plaan kõik 4 kaamerat sinna panna. Et ühesõnaga jah, ilm on praegu ilus, veel vihma ei saja, nii et vaatame edasi. Selline see elu on meie hetked loodusesse. Paigalt kaameraid, käid matkal ja reisivideosid sai see aasta vähe, sellepärast et paljud kohad olid siin COVID-i pärast kinni. Aga sellest ei ole midagi. Et siis peate leppima igasuguste metsavideodega. Nii, mul on siin samas kohe tegelikult üks kaamera, kuhu me kohe jõuame. Ja kaamera ette läheb hunnikusse, käru täis. Et hommikul oli ta küll natuke teises suunas, aga vaatame. Meil on plaanis teha siia söödaplats. Lihtsalt, et siin peab hooga lükkama. Lihtsalt sellepärast söödaplats teha, et äge ja vaadata, kuidas igasugused põrssad ja kitsed ja kõiksugu muud elukad söövad ja joovad. Nüüd jääme ette taha kinni. Nii. Siit läheb meil kurikuulus mägrarada. Kahelt poolt paneme siia keskele. See kallame selle käru tühjaks siia kuskile. Tegelikult siin on ideaalne koht. See on siin täpselt paras koht. Noh, poisid peaks nüüd kõhu täis saama. Nii. Aga lisaks ma kontrollin veel seda kaamerat, vaatame, mis see vahepeal lindistanud on. Nüüd lähme, vaatasin seda kaamerat, mis sinna jääb ja see kilekott on seal minu oma. Et vaatasin, põder on käinud, noitsud on käinud, kitsed on käinud ja mäger. Aga üht-teist oli seal veel, aga ma lasen tal natukene koguda. Et me ei ole siia nagu väga sööta ka viinud, aga nüüd on see kartuli sorteerimise aeg ja hakkab kartulit üles võtma. Ja miks mitte siis minna. Või tähendab tuua nendele veel siin meelehead. Varsti tulevad soolakivid ka sinna 2 tükki. Üks tuleb sinna platsile ja teine tuleb meil tiigi äärde. Et siis on uhke värk ühesõnaga. Ja saame igast huvitavaid asju. Et meie hetked looduses põhinebki loodusesse. Et see põhinebki igasuguste matkamiste, looduskaamerate ja kõikide sihukeste asjadega. Et tahan ühe kaamera siia panna tegelikult. Et siin oleks iseenesest ideaalne koht. Üks koht on isegi olemas. Aga seal on vaja natuke eeltööd teha. Nii et vaatame, mis see teine kaamera seal tiigi ääres teeb ja vaatame, kes sinna on peale jäänud. Võib-olla jätame samamoodi, et las kogub. Ma homme toon nagunii veel sööta juurde siin. Mitu kotti kartulit kodu. Et ideaalne oleks panna see kaamera siia. Kas või see kivi peale või kuskile. Aga peab vaatama ja mõtlema. Ma olen jalutan nii kaua. Põdrakärbsed on nii palju. Ma jalutan nii kaua teise kaamera juurde ja vaatame, mis sealt leiab. Käisin vaatamas neid kaameraid. Teises kaameras, mis tiigi ääres on, kus loomad joovad.
et seal on ka kuidagi ikka väga vähe võitu seda asja. et panime sinna ühe veel juurde, igaks juhuks. et vaatame. nüüd on näha, kui keegi sealt sisse ka läheb. et ennem oli ainult see, et kui tiigi ääres käis, et nüüd on siis 306 või 180 kraadi on mõlemad ilusti näha. et nüüd leiame ka 4. kaamerale koha ja siis ma näitan, kuidas me kaameraid hooldame, kuidas me lukustame, kuidas me kaitseme. Läheme siit siis minema. Ma võtsin käru ja muud asjad. Üks kaamera on seal, 2 on seal, üks plaan on panna üks sinna. et seal on küll männipuu, tõmbaks rihmaga sinna kinni, aga seal on jälle palju vagasi, sest et sealt tuleks natukene puhastada, aga õnneks on mul Fiskardsi käsisaab kaasas, nii et midagi hullu nagu pole. aga näha on, et siit käiakse ja väga palju käiakse. et nüüd ongi see, et me peame hoidma neid paigal kaamera ees, selleks ongi vaja sööta. nii, kus oleks üks hea koht nüüd? kadakate vahel võib tekkida meeltesegadus. keegi on siin ATV-ga käinud, siit läheb mingisugune korralik rada läheb siit. see läheb sinna Padrikusse. ideaalne oleks panna siia külge, selle männi külge. et siis on näha ka, kes siit liigub. aga samas võiks vaadata tegelikult. Läheme jalutame. äkki ma leian siin mõne hea koha ja siis vaatame. nii. see lepp panime siia külge. võtame siit äärest need oksad nüüd ära. et ma hakkan sinna männi külge panema, siis ma pean hakkama neid vaarikaid maha lõikima siit. lihtsam on lepal paar oksa ära lõigata ja siin ta on. paneme suunaga sinna. siis natukene liigutame niimoodi. ja see rihm, mis siin taga on, tegelikult hea oleks, kui see on pingul teil. muidu kukub kaamera ühel hetkel ära. noh, siit ei lähe enam kuskile. ta saab küll liigutada, aga paneme filmima seda ala, sellepärast et seal selle kuuse juurde läheb rada niimoodi siit. vaatame, kes siin käib ja siit alt käivad ka tegelikult läbi igasugused loomad. veel parem oleks ta suunata sinna niimoodi. siis me näeme ka seda, kes siin raja peal liigub. me näeme seda nagunii teisest otsast. et ma panen ta seda filmima siia, vaatame, kas ta jääb midagi peale ka. nii, kuidas siis oma kaamerat hoida, kaitsta? külje peal on lukud. teete need lahti. nii. hops. lükate. heitate sisse, see on meil nüüd kõige uuem kaamera. see saabus üleeile minu kätte. nii. menüüst kindlasti teete formati. nii, password protection on. ja muud ei olegi. lükata järgmisse asendisse. 15 sekundit aega, peale seda lülitab sisse. et selle vihma võite panna siit niimoodi, ta ei tölerda, ei hakka häält tegema ja lipendama kaamera ees. siis ta ei jõua ennast ära kiruda, et mälukaart täis on ja mingisugune jama lihtsalt töltmeb kaamera ees. selle paneme siia vahele. aga see ei ole tegelikult veel kõik. meil on siin kaasas veel siuksed asjad. erinevad mälukaardid on meil siin sees ja lisaks võtmed. nii. siia mahub kokku 16 mälukaarti siis üksteise peale. et põhimõtteliselt on see, et me tuleme metsa, et see võti ei keera. et me tuleme metsa ja vahest on Helenal arvuti kaasas.
vahest me lihtsalt tuleme, vahetame mälukaardid ära, et siin on mälukaardid, hoidikud ja igasugused muud asjad veel sees, siin all on veel mälukaardid ja selle all ja siin ja et praegu meil on põhimõtteliselt see, et me vahetame ainult ära mälukaardi, jah, ja kaamera on kogu aeg kohal ühe koha peal ja siis paneme ta tabalukku kinni, apsti, võti muidugi soovitab välja võtta. Et nii lihtne see ongi, mitte midagi rasket. Ja kui te panete passwordi peale, siis ei saa ka arvutist teie andmetele ligi, kui keegi peaks see kaardi pihta panema või midagi. Aga ma tahaks ta tegelikult hoopis sinna suunata, sest et seal on üks vana oja ja sealt peaksid põdrad käima. Vot. Ja muud ei olegi. Nüüd hakkame süüa tegema. Nii, tulin sealt kaamerate juurest nüüd ära. Ja kas on midagi veel, mida elult tahta? Metsas tehtud söök või kohvi või? Väga vist ei ole. Et sätime ta siin ilusti paika, nagu ta võiks olla. Ja ma olen siin samas tegelikult, see tee läheb sinna, aga mul on seal juba kaamera, et ma tulin sealt vaateväljast ära. Muidu on looduskaameras ainult mina, et ega siin polegi muud midagi. Võtsin kaasa täna sellise asja. Endaga pole veel proovinud seda. Riis, singi ja satai kastmega. Pole õrna aimu, mis asi see on, aga loodame, et on hea. Ja muidugi vesi, Svepsi pudelisse panin vett, 1,5 liitrit, siin saab ise juua, saab süüa teha ja inimene saab 0,5 liitriga, kriisiolukorras saab hakkama 3 päeva. Et ma küll nii kauaks siia metsa ei jää, aga ma teen siukse trikki, et ma panen terve selle keetli täis. Noh, nii. Selle paneme siia. Aga kuna see on Hiina pliit, see on Hiinast tellitud, see maksis 4 eurot. Siis ma pean ikkagi korraks selle siit eest ära tõstma. Seeni pole siin all, ei ole. Ja see on nüüd siuke trikiga pliit, et ennem ta ei hakka normaalselt põlema, kui ta on soojaks läinud. Noh, nüüd saame alles tuld vaiksemaks keerata. Nii, me paneme selle siia peale ja loodame, et vist ümber ei kuku. Soovitan osta teil jalad gaasiballooni all, kui te olete matkaja. Gaasi vähem kuluda, paneme ka kaane peale. Keerame natuke juurde. Nii. Ja lisaks ma teen kohvi ka. Sellisest kotist tuleb see pliit. See on, ma eeldan, et see on Wisist äkki tellitud mul kunagi. Aga ütleme nii, et sellepärast sai ta ostetud, et tema kaal on niivõrd väike. Antud pliit kaalub vist äkki, kas oli 45 grammi. Noh, võrreldes igasuguste kuradi kämpingkaas ja igasuguste muude asjadega, siis on ta ülikerge nagu kaasa võtta kalale või matkale. Kui te olete üksik matka ja seljakoti pakite, siis ta on nagu niimoodi. Nii, vesi on kenasti ära keenud. Ja mul on siin ka termos kaasas, kus sisse on pandud tegelikult juba kohvipru. Et see on üks kõige kuivemaid kohti metsas. Vaatame, niisugune see asi üldse välja näeb. On juba hirm, kui ma seda loen, mis siin peal on. Lõhnab nagu päris. Aga siit tuleb välja võtta see paber. Või see niiskus see. Nii. Võtame siit kuuma vett. Noh, kes ütleb, kas on nüüd 11-ni või? 8 on vaja. No jah, olgu siis natuke rohkem, kui ta tegelikult on.
teeme ka kohvi ka siia juurde kohe. nii. noh, mida veel elult tahta. 2 kilomeetrit sügavas metsas lihtsalt kuskil suvalises kohas süüa teha. et väga nagu ei ole muud tahta oma elult, kui te olete matkaja või mingisugune tegelane. vot, aga siit tuleb siis video lõpp ja selline see video sai, ega muud siin ei olegi. Kaamerad üles, söök ja koju ja siis me hakkame epoksiidi valama. et epoksiidi valamist ja seda on näha siis Saving Accessories Estonia. aga praeguseks kõike kaunist. toit, unustasin mainida, et toit näeb välja siis sihukene riisipada ja lõhnab kuradi hästi, täitsa sihukene hästi mõnus asi on. et tasub kindlasti matkapoodidest vaadata. ja õhtu jäi ka nüüd hästi ilusaks, siin enam tuult ei ole ja päike paistab vaikselt ja aga ma söön oma kõhu täis ja mul on 2 kilomeetrit koju minna siit käruga, millega ma tõin terve kotitäie kartuleid ja hunnikuga õunu. et vaatame seda asja. aga kõike kaunist.